Tere hommikust kõigile ja good morning, Alec. We can start. Yes, good morning, and wonderful to be here once again. Jälle on tore siin olla üle pika aja. Yeah, it has been some good weeks, so some good months. Et siin oma 1,5 kuud oli vist vahet. Yes, indeed. So we're just going straight into the scripture that God has given me today. Lähme aga kohe sõnasse, mille Jumal mulle andis. There could be many different scriptures that we can do, Siin on palju kirjakohti selle taga, mida me võiksime arutada. but the key scripture is Jeremiah 29, Aga see võtmekirjakoht on Jeremiia 29 verse 13. ja Salm 13. Jeremiah 29, verse 13 29:13. is our scripture. Sellest alustame. And I read, Ja ma loen ette. and you shall seek me and find me Kui te otsite mind, siis te leiate mind. when you seek me with all your heart. Kui te otsite mind kogu oma südamega. This is praying passionately. See on selline kirglik ja südamest palve. This is prayer that is done passionately. See on palve, Jumal mõtleb siin palvet, mida on tehtud kogu südamest, kogu hingest. Yeah, one thing that God has taught me is never to pray, to have a cold religious prayer routine. Üks, mida Jumal on mulle õpetanud, on see, et mitte kunagi palvetada selliseid külmi religioosseid palveid. God never intended prayer to become cold religious routine. Jumal ei mõelnud kunagi, et palve peaks olema mingi selline ükskõikne, distantne, religioosne rutiin. Prayer is meant to be living, Palve on elu, see on täis elu. heartfelt and full of passion. See peaks olema kogu südamest ja alati kandma seda kirge. Passionate prayer Selline kirglik palve is a prayer that burns with hunger for God. on selline, mis põleb näljast Jumala järele It displays the faith, ja ta demonstreerib usku, väljendab usku desperation, ja ka meeleheitlikkust, mitte meeleheidet. and the spiritual intensity. Ja seda, et ollakse vaimus intensiivne, Passionate prayer et kirglik palve burns with hunger for God. põleb näljast Jumala järele It brings out the display of faith, ja see toob esile kõik usu, mis inimese sees on. desperation, Ta on nii-öelda nagu meeleheitlik Jumala järele and spiritual intensity. ja vaimus väga intensiivne. Many people speak prayers, Paljud lihtsalt räägivad oma palveid, but few pray with fire in their hearts. aga väga vähesed palvetavad tulega oma südames. Look at the difference here. There is speaking only prayers, Vaata, milline erinevus on, kas sa lihtsalt räägid oma palve ära but few of us, või need üksikud, kes palvetavad, we have fire in our hearts, kelle südames on tuli. not only speaking prayers. Nad lihtsalt ei räägi oma palveid. Heaven responds when believers pray passionately. Taevas vastab, kui me palvetame kirglikult. When we are praying passionately, we are praying sincerely. Kui me palvetame kirglikult, siis on meie palve siiras Then heaven responds, ja taevas vastab sellele. not only speaking prayers. Mitte ainult lihtsalt räägitud palve. I have seen a lot of prayer meetings, people speaking prayers with no fire burning from their Ma hearts. olen näinud palvekoosolekut, kus inimesed jutustavad oma palveid Jumalale ja seal ei ole mitte mingisugust põlevat tuld. We need to come to terms Et me peame sellest aru saama. of knowing how to pray passionately. Kuidas on vaja palvetada
kogu südamest kirglikult, because knowledge is taught. sest seda tuleb õpetada, see oskus, see taipamine, seda tuleb õpetada. Praying passionately means Kirglik palve tähendab praying with all your heart, seda, et kogu su süda on selle palvega kaasatud. undivided. See on jagamata süda There is concentration of seeking God. ja kogu fookus on Jumala otsimisel. He says, if you seek me, Ta ütleb, et kui sa otsid mind, you will find me. siis sa ka leiad. Praying passionately also means Kirglik palve tähendab, praying with spiritual hunger. et see väljendab vaimulikku nälga Jumala järele. You are hungry, not only for food. Sa oled näljane mitte ainult toidu järele, You are hungry for God. vaid Jumala järele. It is also praying with faith and agency. See on palve usuga ja sellise pakilisusega, nagu kiireloomuline või tungiv palve. You know that I am praying and believing that my Father is hearing me. See on palve, mis teab, et Isa kuuleb mind. There is agency to speak to my daddy. See on selline pakiline, selline pöördumine oma issi poole, oma isa poole. Daddy, there are issues that I want to talk to you. These are my issues. Isa, mul on üks probleem, mul on vot see küsimus, ma tahan sellest sinuga rääkida. Daddy, let's talk. I just want to feel your warmth. Let's talk. Isa, ma tahan sinuga rääkida, ma tahan tunda su soojust, räägime, isa. You are praying with faith. Ja sa räägid usus, sa palvetad usus. Not only about things that we are going through. Sa mitte ei jutusta ainult sellest, millest sa parasjagu läbi lähed. But just having a good time with him and just having his warmth. Aga sa ka otsid tema soojust ja ligiolu ja lihtsalt, et koos temaga veeta üks hea aeg. You are praying with faith and agency. Ja see ongi see palve, mis on täis usku ja sellist vahetust, innukus. Yes. Praying passionately means Kirglik palve tähendab, you refuse empty and mechanical prayers. et sa keeldud tühjadest ja mehaanilistest palvetest. It breaks my heart every time I hear mechanical prayers. See murrab mu südame, kui ma kuulen, kuidas inimesed palvetavad lihtsalt rutiinseid mehaanilisi palveid. We need to refuse to pray mechanically. Me peame keelduma sellisest palveviisist. Empty talks. Lihtsalt tühi kõne. Dryness. Kuivus. There are people when they begin to pray, you even feel empty. On inimesed, kes palvetavad ja sa kuuled ja tunned, kui tühi see kõik on. Because you just see the religious kind of routine of talking, speaking. Sa näed lihtsalt seda religioosset viisi, kuidas lihtsalt teha sõnu, rääkida oma palve ära. There is no heart-to-heart connection. Ja sa näed, et sellel inimesel ei ole südamesse ühendust Jumalaga. So it's very important to pray and refuse empty see on väga tähtis, et me keeldume sellisest tühjast kõnelemisest. And mechanical prayers. Ja sellistest mehaanilistest palvetest. You know, I've learned into my lifetime that passionate prayer is not about shouting alone. Ja ma olen aru saanud seda, et kirglik palve ei tähenda lihtsalt häälekat, valjuhäälset hüüdmist. It is about deep sincerity and spiritual intensity. Vaid kirglik palve on sügav siirus, tulisus, sisemine kirg selles palves. Yeah, I remember the time I hid myself in one of the pulpits that was built by concrete in the church. Et ma mäletan, kunagi ammu oli ühes koguduses betoonist valatud selline altar või kuidas see on see kõnetool.
I hid myself for 7 days. ja ma peitsin ennast seal selle altari all 7 päeva. And no one knew that I was in the church because I hid myself at the concrete pulpit. Keegi ei teadnud, et ma olin kogu aeg koguduses, sest ma peitsin ennast selle kõnetooli või mis see on, see pulpit, öelge, aidake mind. I was not shouting louder. Ma ei kisendanud seal valju häälega kirikus. I was in deep sincerity and spiritual intensity right Aga ma there. olin vaimus nii-öelda üles kruvitud, üles vinnastatud ja selline nii intensiivne Jumala ees. I could hear when people came for prayer meeting, their prayers were really hot and intense because somebody was interceding for them. Ma kuulsin, kuidas inimeste palved olid sellised tulised ja intensiivsed, sest keegi tegi nende eest palvet. Because I hid and prayed for everything that happens in that house. Sest mina olin seal altari taga peidus ja ma palvetasin kõige eest ja kõige pärast, mis seal majas toimus. So passionate prayer is not only about shouting. Nii et see kirglik palve ei ole lihtsalt valjuhäälne kisa või hüüdmine. There are people in scripture that prayed very passionately. Piiblis on inimesi, kes palvetasid väga kirglikult. And one of them is Anna, Üks näide on Hanna. prayed passionately. Ta palvetas väga kirglikult. In 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 15, you record Esimese that. Saamueli 1, seal kuni 15. salmini on see lugu kirjas. She was broken in spirit Ta oli vaimus murtud and poured out her soul before the Lord. ja ta valas kogu oma hinge Jumala ette. When you pour out your soul, Kui sa valad oma hinge välja, oma südame välja, it means that you want to make sure that your daddy understands your mind and what you are going through. sa tahad tõesti, et su isa mõistaks sind, mida sa tunned, mida sa mõtled, et ta näeks su südant. There are prayers that we pray when we are broken in spirit. On palved, mida me palume siis, kui me oleme tõesti murtud vaimus. There are prayers of pouring out our soul before our daddy. Palved, kus me valame oma hinge välja isa ette. And Anna poured out her soul. Ja Hanna tegi seda. You know, when we are praying, you are praying like that. At times people misunderstand you. Kui me niimoodi palvetame, siis vahel inimesed saavad meist valesti aru, Because they don't know your pain. sest nemad ei tunne seda valu. When we are praying from the broken spirit, then there's something that is bothering us. There's a pain inside us. Et kui me palvetame sellisest murtud vaimust, murtud hingest, siis see on üks valu meie sees, mida me väljendame. Something that people do not understand. Ja inimesed ei mõista seda. But God understood the passion. Aga Jumal sai aru sellest tungivast palvest, mille Anna palvetas. Our passionate prayer Et see tungiv palve produced a miracle. tõigi selle ime vastuse. A child came. Ja ta saigi poja. That was the birth of Samuel the prophet. Ja sündis Saamuel, kellest sai prohvet. A generation of blessing Ja terve põlvkond ja õnnistust. came out of that passionate prayer for Aga Anna. selle algus oli selline tuline, tungiv, kirglik palve. The Bible says in James 5:17, Jaakobuse 5:17 ütleb, when you are praying passionately kui sina palud niimoodi kirglikult, from a sincere heart, kogu siirast südamest, your prayers avails much. su palved teevad väga palju kättesaadavaks. Elijah also prayed passionately. Jälle Elisa samuti palvetas tungivalt. He was a man like us, Või Eelia. Ja Eelia oli samasugune nagu meie. but he prayed passionately and earnestly. Aga ta palvetas kõigega, mis ta sees, ausalt. And when he prayed, the heavens were closed.
ja kui ta palvetas, siis sel ajal oli taevas suletud. When he prayed, he called down the fire. Aga sealt tema palve tõmbas selle tule alla. When he prayed, he brought back the rain to the land. Ja kui tema palvetas, siis ta tõi vihma tagasi maa peale. Passionate prayers Sellised kirglikud palved always alati carry spiritual authority. kannavad vaimulikku autoriteeti. Wow, passionate prayers. Prayers that are prayed passionately, they Kogu carry spiritual südamest authority. palvetatud kirglikud tungivad palved kannavad meelevalda. Jesus prayed passionately as well. Jeesus palvetas samamoodi kõigest, mis ta sees. Really, he prayed from the heart Ta palvetas kogu südamest, because of the things that he went through as well. sest ka tema läks asjadest läbi. He prayed really passionately. Ta palvetas tõesti tungivalt. It's very important for us See on meile väga oluline, to pray passionately. et me teeme sedasama, palvetame tungivalt, kirglikult kogu südamest. It was in the Garden of Gethsemane. Getsemani aia näide. He prayed intensely before the cross. Ta palvetas kogu südamest enne risti And being in agony, he prayed more earnestly. ja kuna see agoonia oli nii suur, siis see oli ka see tuli selles palves nii suur. And that passionate prayer Ja see kirglik palve, gave him the strength see tõi talle vajaliku jõu, to fulfill the divine assignment. et ta viis oma jumaliku ülesande lõpule. Look how praying passionately does to our spirits. Vaata, mida see palve teeb meie vaimule. We may be in fear, Võib-olla ka me kardame midagi. fear of the future, fear of sickness, fear Kardame, of mis ees ootab, kardame, mis haigusest saab. But when we begin to pray passionately, Aga kui me hakkame sellisel viisil kirega palvetama, strength is built up. siis see tõstab ja ehitab meie sees üles ühe tugevuse, ühe jõu. And we face our terror. Ja me võime oma selle hirmuga vastakuti seista julgelt, Because strength comes from praying passionately. sest et julgus või tugevus tuleb sellisest otsustavast kogu südamest palvest. Where does passionate prayer come from? Kus kohast tuleb selline kirglik palve? It comes from spiritual hunger. See tuleb vaimulikust näljast. When people are hungry for God, Kui inimesed on näljased Jumala järele, prayer becomes alive. siis see palve on nende eluliin, elu. We don't see the move of God, the miracles of God these days because people are busy. Me ei näe tänapäeval Jumala liikumist ja Jumala imesid, sest inimestel on nii kiire kogu aeg, nad on nii hõivatud. And they just choose God as an option. Ja Jumal on lihtsalt üks paljudest variantidest, kelle poole vahel pöörduda. If they don't have what to do or they are faced with problems or they are just this and that, and then they choose God. Et kui nad ei tea, mida teha ja võib-olla nad on mingis puntras kuskil, siis neil tuleb ka Jumal meelde. I know the world is busy. Ma tean, mismoodi see maailm on nii hõivatud ja nii kiirustav kogu aeg. But we need to have hunger for God. Aga meil peab olema nälg Jumala järele. When people are hungry for God, Kui inimesed on Jumala järele näljased, prayer becomes alive. siis on palve nende elu. Listen to what David said Kuula, mida Taavet ütleb. in Psalm 42 verse 1. Laul 42:1. Wow, this was just too powerful that David said. Ja see on väga võimas, mis Taavet ütleb. As the deer pants for the water brooks, Nagu hirv igatseb veeojade järele,
So pants my soul for you, O God. Niimoodi igatseb, niimoodi hingeldab minu hing sinu järele, o Jumal. Hungry believers cannot live without prayer. Näljased usklikud ei suuda elada ilma palvetamata. They feel something is missing. Nad tunnevad, et midagi on puudu nende elus. They are all the time engaged to pray. Nad on kogu aeg oma sees nii-öelda palveühenduses Jumalaga. And this is what happens in people that are hungry for God. Ja siis juhtub nendega midagi, need, kes on näljased Jumala järele. They refuse to be distracted. Neid ei saa keegi kõigutada. They look to be different when they are with people. Neid ei saa kuidagi kõrvale kallutada ja nad näevad teistmoodi välja kui teised. Because there are certain distractions in the spirit that no eye can see. No Sest person on who is on üks häirimine vaimus, mida keegi teine kõrvalt ei näe. Yeah. Look at how blind Bartimaeus was being distracted. Vaadake, et näide on see pime Bartimeus. Vaadake, kuidas teda püüti kuidagi segada ja häirida. Stop, but he never stopped to cry. Ära karjusin talle, teda keelati ju seda pimedat Bartimeust, et mis sa kisad siin. People that are hungry for God Aga inimesed, kes on näljased Jumala järele, are very passionate. nad on väga tulised, otsustavad Cannot be easily discouraged. ja nad ei lase ennast kõrvalt kuidagi heidutada või kustutada või They don't follow opinions of people. nad ei pöördu vastavalt inimeste arvamusele nende ümber. Neither embrace spiritual laziness. Ja nad ei võta ka omaks vaimulikku laiskust. Because they are passionate for God. Sest nende kirg on Jumala peal. And this is the passion that I pray for. Ja mina palun seda kirge meile. Whereby nothing discourages you, nothing distracts you. Kus mitte miski ei saa sind segada ega häirida ega kõigutada. You discern and you don't follow every opinion of people. Sa tead, kus on tõde ja sa ei järgi teiste inimeste arvamust. The other thing that is produced in the passionate people that are passionate for God. Teine asi, mida need kirglikud inimesed, mida nad toovad esile. They are bold. Nad on julged ja vaprad. Boldness comes out like never before. Nendest tuleb esile väga suur julgus. They are always filled with the Holy Spirit. Nad on alati täis püha vaimu. When they go to a place, whatever place they are, it shakes. Kuhu iganes nad lähevad, siis see paik vaimus väriseb. Just through opening their mouth and speak something. Nad teevad suu lahti, hakkavad midagi rääkima, sellest piisab. Because they are passionate for God. Sest kui nende süda on kirglik ja jagamatu Jumala järele. Where there is passionate prayer. Siis kus seal on selline palve. There will be visible results. Siis on sellel nähtavad tulemused. I'm saying visible results. See tulemus, see nii-öelda see lööklaine, mis sellest inimesest välja läheb, see toob nähtavaid tagajärgi ja tulemusi. Not only talk, no. Need ei ole lihtsalt tühjad sõnad. There's supposed to be visible manifestations of God. Vaid sellest lähtub selline nähtav manifestatsioon, Jumala tegude ilmsiks saamine. Passionate prayer. Kirglik palve. Breaks spiritual resistance. Murrab läbi igast vaimsest vastuseisust. Daniel prayed persistently for 21 days. Daniel palvetas järjekindlalt 21 päeva. Until breakthrough came. Ja ta sai selle läbimurde. Some battles require passionate and persistent prayer. Mõned lahingud nõuavad järjepidevat järjekindlust ja kirge, tulisust, tugevust. Without praying passionately.
kui me niimoodi ei palveta, There are dangers. siis on see ohtlik, There is spiritual dryness, tuleb vaimne kuivus, mechanical Christianity, kristlus muutub mehaaniliseks, tehniliseks, you are only pushed, 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 pushed. et sa lihtsalt, sind ainult siis puksitakse ja lükatakse ja tõugatakse. There is weak faith, Ja selle tagajärg on nõrk usk lack of spiritual power, ja mitte mingit vaimset väge. limited intimacy with God. Ja kaob ligiolu, kaob see intiimne osadus isaga. I want to conclude by saying Ja ma tahan lõpetada öeldes, we need to pray passionately. et me peame palvetama tulega. God is still searching for believers who will pray with passion. Jumal endiselt otsib neid, kes teda siira südamega otsivad, kes kirega palvetavad with faith ja kes on täis usku and sincerity. ja need on siirad. Cold and routine prayer cannot sustain us. Külm ja rutiinne palve ei hoia meid elus. Cannot even bring revival. See ei too mitte mingit ärkamist. But passionate prayer. Aga tungiv palve. Brings transformation. See toob esile muutuse. As a church. Kogudusena. As a movement. Ja ka liikumisena. Let us learn to pray passionately. Õppime taas palvetama selliseid tuliseid palveid. Prayers that are alive. Ja need palved, mis on täis elu. Our prayer is, Lord, restore us. Meie palve on, Isand, taasta meile. Restore our passion again. Taasta meile see kirg. Remove spiritual dryness from our circles. Eemalda vaimne kuivus meie keskelt. Ignite fresh fire. Süüta värske tuli. Upon our altar of prayer. Et meie palvealtar põleks värske uue tulega. Let our prayers carry power and authority. Las meie palved kanda meelevalda, autoriteeti. Baptize us with the Spirit. Täida meid taas oma vaimuga. Hunger for your presence. Ja näljaga sinu ligiolu järele. Revive your movement again. Tärata ellu oma liikumine. Revive your church passionately. Ärata ellu oma kogudust taas otsima sind kirglikult. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Thank you, Father. Isa, me täname sind. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Thank you, Alec. It was very necessary. See oli väga-väga vajalik sõna. Thank you for this bread. Et me täname Alikut selle hommikuse leiva ees, sest see tõesti tuli otse Jumala südamest. This word came from the heart of God. Thank you so much. You are welcome. Thank you. See you again. Bye-bye. Nii, et mida me selle sõna peale ütleme, kas see ei ole tõde? See on nagu lahkamisel, kui kirjutatakse üles, mida kõike inimese seest leitakse. Selline külm, praktiline lahkamisraport. Ja mitte, et Aalik oleks külm olnud, aga ta puudutas nii paljusid asju, mida me teame, mis on tõde. Ja me ei saa tihtipeale ise arugi, et miks me ei taha palvetada või miks ei tõmba palvesse. Ja me ei saa aru, mis lahti on, mõtleme, et ma olen nii väsinud, mul on nii palju tööd, mul on kogu aeg kiire, Jumal saab aru. Aga see, mis sealt nii-öelda ridade vahelt välja tuli, on see, et muud asjad on saanud meile tähtsamaks kui osadus isaga. Ja kui see intiimse osaduse vajadus nõrgeneb meie elus, siis on muud asjad saanud esikoha või tõusnud nagu kõrgemale astmele ja meie süda teenib muid asju, mitte ei igatse isa järele. Jumal ei ole
see, kelle kohta öeldakse, et otsige esiti Jumala riiki, et ta on olemas, me armastame isa, aga muud asjad täidavad meie päeva nii jõuliselt, nii valjuhäälselt, nii nõudlikult, et osadus isaga nõrgeneb ja kaob see meeleheitlik igatsus isa järele. Et mul tuli just eile meelde, oli isegi täna hommikul, mul tuli meelde järsku see aeg, kui ma sain päästetud ja kuidas ma olin praktiliselt kuude kaupa oma magamistoas Jumala ees. Nii kui ma koju tulin, nii ma ei jõudnud ära oodata, millal tormata magamistuppa, panna uks kinni ja nii-öelda jätkata isaga sealt, kus pooleli jäi. Ja ma võisin tõesti ööd ja päevad, tundide kaupa, ma olin ainult isa ees, püha vaim oli niimoodi minu ümber, et ma ei tahtnud midagi muud kui ainult vestelda, rääkida, kuulata, mõista, kogeda kõike seda, mida püha vaim minu ümber näitas. Ja ta oli mind nagu väikest last oma paksu teki sisse mässinud. Ja see, mis minust välja voolas, oli ainult see otsekõne pühale vaimule, otsekõne Jeesusele. Ja ta tõesti rääkis minuga, ta näitas mulle kogu aeg pilte nagu filme ja ma ei tahtnud mitte midagi muud. Aga ajapikku tulid rollid koguduses, tulid ülesanded, tulid jüngrid, keda oli vaja õpetada, tuli see noortepastori roll, majas olid kogu aeg noored ja tuli, ma ütleksin täna tagantjärele vaates, tuli veidikene enesetähtsust. Ja vaata, kui see enesetähtsus hakkab tulema meile meie rollis, siis me hakkame kergelt muutuma selleks leviidiks ja preestriks, kes hakkab sealt sellest läbi pekstud, kes see seal tee ääres oli, see alastaja samaarlase loos. Me hakkame sellisel viisil Jeesusest mööda kõndima, sest et meil on vaja minna koosolekule või meil on vaja valmistuda koosolekuks või meil on midagi väga tähtsat ees või mis iganes see on, mis õnnistus tuleb Jumalalt. Vaadake, tavaliselt enamasti inimesed saavad päästetud keset kriisi, keset seda, et nad on jõudnud iseenese ja oma elu lõppu nii-öelda oma võimete piires ja nad on nagu ennast ammendanud ja mitte miski ei toimi ja siis ta lõpuks on nõus Jeesuse vastu võtma. Ja nii-öelda alustatakse tavaliselt murtusest ja tühjast kohast. Ja siis ongi Jeesus kogu meie maailm. On ju? Jeesus on meie absoluutselt kõik, mitte midagi sinna kõrvale ei mahu. Aga paraku, see paraku ei saa ka öelda, aga on nii, et sellest esimesest intiimsest osadusest ja sellest lastetoa ajast, kus Jeesus on meie kõik, see intiimsus, see osadus toob tulemused ja elu hakkab korda minema. Ja Jeesus ju tahab, et tema laste elu oleks korras ja elu hakkab paika minema, hakkab rööpasse minema ja tuleb võitmine, tulevad õnnistused, tulevad vaimuannid ja järsku hakkab vaikselt, nii et me ei märkagi, hakkab see, mida me Jeesuse käest saame, hakkab tõusma tähtsamaks meile kui see esialgne intiimne osadus, mis meil oli, tänu millele üldse see kõik hakkas tulema. Ja see on see koht, kus me võime kaotada selle siira tule ja palved muutuvad tõesti mehaaniliseks või nõudlikuks või hakkavad isegi väljendama kerget rahulolematust. Eks ole, ma usun, et nii mõnigi tunneb ennast ära. Et alguses, kui me saime päästetud, siis ei tulnud see ju kõne allagi, et sa võiksid midagi nuriseda, sest Jeesus on sinu kõik. Aga kui hakkab tulema selline enesestmõistetavus, familiaarsus,
kus Jeesus on täiesti nii oma juba, et väljendatakse seda, et miks sa ei teinud ja miks sa ei tulnud ja vaadake, kuidas need suhted muutuvad ja siis hakkavad palvevastused vähenema. See on väga huvitav, et algusaegadel on niimoodi, et sa ainult mõtled ja see tuuakse sulle kandikul. Aga pärast on niimoodi, et sa võid koputada ja nõuda ja deklareerida ja palvetada ja ei tule. Miks? Sellepärast, et kuskil meie südame see eelhäälestus on teisel valel alusel. Et mida mina saan aru, on see, mida ka Jumala hooliku kaudu täna hommikul meile tõi, on see, et kus see esimene armastus on. Kus on see Jumala lihtsus ja siirus? Kus on see vahetu lapse osadus isaga, selle asemel, et vahel käituda nagu vahel on abieludes, nagu abikaasad üksteisega käituvad. See algusaegadel, võib-olla kihlusajal, keegi ei julge näidata oma näägutavat, torisevat, nähvavat, õiendavat, paha tuju külge. Eks ole? Vaid kõik on niisugune, prints tuleb valgel hobusel roosidega kogu aeg ja see okasroosika ainult õitseb seal talle vastu, eks ole. Ja ongi ainult printsid ja printsessid. Aga vaadake, kui enesestmõistetavalt võetakse pärast seda abielu niimoodi, et öeldakse juba igasuguseid asju ja isegi ei kontrollita oma väljanägemist, oma kõneviisi, oma suhtumist ja ütleme nii, et kaob ära igasugune pingutus, et kuidagi teist austada või teisele silmarõõmu teha või mis iganes viisil rõõmu. Ja vaadake, kuidas on abielus, kui sellist enesestmõistetavust on rakendatud ja sellist familiaarsust ja kuidagi jah, enesestmõistetavus on see sõna, milles on ka võib-olla lugupidamatust natukene või kui seda piisavalt kaua on järjekindlalt ja ühteviisi rakendatud, siis vaadake tänast maailma ja ühel hetkel see leping on purunenud. Sest me ei saa mitte ühtegi suhet säilitada, kui see on täis sellist külmust, ükskõiksust, teisega mittearvestamist. Aga täpselt sama kehtib ju Jumala suhtega. Kogudus on pruut, Kristus on peigmees, eks ole, on taevane isa ja kogudust nimetatakse taevaseks emaks. Aga kui isa ja ema omavahel läbi ei saa, mis on siis, kui mees ja naine või isa ja ema omavahel läbi ei saa? Ei sünni enam uut põlvkonda. Kui puudub isa ja ema vahel, taevase isa ja koguduse kui taevase ema vahel, kui selle noormehe ja neiu või pruudi ja preigmehe vahel, mehe naise vahel puudub armastav soe osadus, siis see sõna on kole sõna, aga võiks öelda, et siis see naine on aher. Ta ei sünnita enam uusi vaimulapsi, uut põlvkonda ei sünni ja kogudus kuivab, muutub justkui leseks, kellel ei ole meest, sest et isa ligiolu koguduse üle. Seda väestavat ja viljastavat ligiolu ei ole. Ja tegelikult paraku võib öelda niimoodi, et kui ei ole uut põlvkonda peale tulemas koguduses, kogudusele, siis on kogudus isast väga kaugel, siis on pruut peigmehest oma südamest distantseerinud sellisel viisil, et intiimne kontakt puudub ja intiimsest kontaktist ei sünni enam uusi vaimulapsi. Ja tagasi tulles üksikisiku tasandile on täpselt sama. Et siin on palju asju, mille üle mõelda, mille üle mõtiskleda. Me teame, et kui me põleme tules, kui me põleme evangeeliumile, siis kuhu iganes me läheme,
me kõneleme inimestega, me puudutame inimesi ja siin ja seal saavad inimesed päästetud, sünnivad meie silme all uuesti. kui tuli on maha käinud ja kui on tulnud selline religioosne rutiin, siis mitte keegi meie ümber enam Kristuse eluga puudutatud ei saa. Me võime neid manitseda, me võime neile kirjakohti lugeda, me võime neile näppu vibutada, aga meist enam ei sünni elu. Ja elu ei lähe enam teiste inimeste sisse, kes sünniksid uuesti ja sünniksid Jumala riigi kodanikeks. Meist ei välju enam elu, sest et meil puudub elu endaga tugev ja selline intiimne osadus. Kas te mõistate? See lihtsalt on nii, mis me siis teeme selle peale? Ja ongi see, nagu Aalik ütles, et me tuletame meelde seda, milline on kirglik palve. Et me kontrollime oma südant ja me keelame iseendal ära palvetada oma palveid, et lihtsalt oma palvetamine ära palvetatud saada. Et mul on vaja täna hommikul palvetada, mul on vaja õhtupalve teha. Me keeldume sellisest mõttest, et mul on vaja nüüd ära palvetada, ma ei ole ammu palvetanud. Aalik tõi väga selgelt selle sõna Jumalalt, et sellised palved ei saa vastuseid. Sellisel viisil Jumalale ei läheneta, vaid palvealtaril peab põlema tuli. Ja me peame seda tuld hoidma, seda tuld ka otsima oma elus. Üks sõna, mis mul tuli meelde, kui Aalik rääkis sellest siirusest. Ma hiljuti uurisin seda teemat, sest Jumal pani mu südamesse selle sõna, kus Paulus ütleb, et me rääkisime teiega Jumala lihtsuses ja siiruses. Ma ei tea, kuidas see uuem tõlge eesti keeles on, aga vana tõlge rääkis lihtsuses ja siiruses. Ja ma hakkasin uurima seda siiruse teemat, et seal Uues Testamendis on ka siirast osadusest ja et Makedoonia kogudus annetas Jeruusalemma juutidele oma põhjatust vaesusest need paganad, kes olid saanud päästetud Makedoonias, oma siira osaduse märgiks saatsid Jeruusalemma juutidele annetuse, kuigi nad olid põhjatult vaesed, aga see oli siira osaduse märk, mida nad nii kirglikult tahtsid saata ja näidata, et nad on nende esimeste päästetud juutidega Jeruusalemmas, et me oleme teiega üks. See oli nende südameväljendus. Ja ma uurisin seda siiruse teemat ja avastasin, et Vanas Testamendis, kui sa nagu otsingusõnaga oma piibli äpis ja paned sisse siiras või siirus, siis tuleb nii tohutult palju kirjakohti ja see on kohe hämmastav, kuidas me ei ole näinud, kuidas Vana Testament isegi on täis sõna siiras, kus Jumal ütleb, et ta süda oli siiras või aga ta süda ei olnud siiras Jumala ees. Ja seal on nii palju kordi, kus Jumal räägib, et kas ta oli siiras või ta ei olnud siiras. Ja ma vaatasin selle sõna tähendust heebrea keeles, et mis see õige tõlge siis on või mida heebrea keel selle sõna siiras all mõtleb. Ja see sõna oli uncut, sest see sõna väljendab kivi, mis on naturaalne, mis on looduslik kivi. Ennem kui inimene hakkab teda oma tahte järgi selle meisliga ja haamrikesega ja hakkab koksima ja hakkab teda tahuma. Ta on, vist on õige sõna, tahumata kivi. Et kividest võib palju rääkida piiblis, aga just see sõna siirus oli see heebrea pilt selle kohta, oli inimkäte poolt lihvimata, lõikamata, kujundamata, modelleerimata, naturaalne ehe kivi, ehtne kivi. Ja kui Jumal algusaegadel rääkis neile ehitada altar, siis ta ütles, et ehita see palvealtar tahumata kividest.
ära pane oma hinge seda kõneosavust, oma kõrgelennulisust, oma eruditsiooni, oma seda kaunisti kanneldatust sinna palvesse. Jumal jälestab seda. Ta jälestab seda, kui inimesed palvetavad niimoodi, et sa saad aru, et see inimene naudib omaenda kõrget kõnelendu. Ta kuulab iseennast, ta naudib omaenda palvete uhket kõla, oma oskust tsiteerida ja kõlavaid väljendeid esile tuua ja võib-olla ka särki rinna pealt rebestada, et teha show'd. Aga Jumal ütleb, et see on kõik inimkätega tahutud kivi, see ei ole looduslik, loomulik, see ei ole siiras. Ja ma uurisin seda teemat ja ma sain aru, mida Jumal sellega mõtleb, kui ta ütleb, et ta süda ei olnud siiras Jumala ees või ta ei otsinud Jumalat siira südamega või et Jumal otsib neid, kes otsivad teda siira südamega ehk otsivad teda naturaalselt, ilma et teda oleks inimfantaasiale ja inimtalentidele vastavalt kuidagi nagu, kuidas on kujundatud või lihvitud ja poleeritud. Et Jumal ei taha poleeritud ja lihvitud palveid, vaid tule naturaalse kivina. Vaata nagu see, kus ta ütleb Danieli raamatus, et see kivi, mis käte abita murdus. Rääkides Kristusest, mis jahvatas puruks kõik maailma kuningriigid, impeeriumid, valitsused ja võimud ja kasvas suureks mäeks ja täitis kogu maa. Mis kivi see oli, mis saavutas sellise tulemuse? See oli käte abita, lõikamata, tahumata kivi. See oli ehe, naturaalne, looduslik kivi, mis vallandus kaljust, mis vallandus Jumala käest. Ja vaata see ehtsus, naturaalsus, see loomulikkus, see tõesus, see moonutamatus, see lihvimatus, teoloogiate, filosoofiate, inimhinge, eneseimetluse poolt lihvimata kivi. Vaata see brutaalne naturaalsus oli see, mis purustas igasuguse valevalitsuse ja võimu ja impeeriumi ja kuningriigi. Ja ta täitis kogu maa, eks ole. Kui me mõtleme ärkamiste peale, mis on olnud ja millest me oleme lugenud, öelge, kus kohas said alguse sellised tohutud äratusliikumised? Kas need said alguse teoloogiliselt kaunisti lihvitud palvetest? Ei saanud ju, vaid vaadake, kes on ärkamiste taga, alates näiteks kas või Martin Lutherist. Luter ei püüdnud kaunisti kanneldatult ilusti esineda Jumala ees ja kiriku ees ja kõik, vaid see ürgne jõud, mis temast, tema vaimust esile murdus. Me liigume siiamaani selles tõusulaines. See protestantlik liikumine, eks ole, et usust päästetud ja kõik, mis sealt edasi, järgmised lained, mis võrsusid, aga ka iga järgmine uus tõusulaine, mis on tulnud, on tõusnud ühe sellise mehe südamest, kes ei luba ennast enam selliste teoloogiate ja inimtargutuste käte poolt lihvida, vaid ütlevad, miks on nii, nagu on ja miks ei ole nii, nagu ma piiblis näen. Ja ta tuleb naturaalselt ja ta muutub taas selleks kiviks Jumala käes, kellega Jumal saab hakata valesid konstruktsioone maha lõhkuma. Näete seda? Nii et mitte midagi meie elus ei muutu ja mitte midagi ei muutu koguduse elus, kuni ei tõuse need, kes nii-öelda on võimelised rusikaga lauale põrutama ja ütlema, et vot ei ole nõus. Mulle ei meeldi see silmakirjatsus, mulle ei meeldi see mäng, kui kõik teevad hea näo, aga mitte midagi head ei ole. Rahvast meie maal ei sünni, uut põlvkonda ei sünni. Mulle ei meeldi see mäng, et kogudus on aher. Et see naine on viljatu, ta on sigimatu. Mis juhtub? Ja neid põhjusi on ju väga palju, kui me vaatame, me täna sellest ei räägi, aga kui sa vaatad viljatuid naisi piiblis, siis on sinna
nende nimede ja sinna teksti sisse on peidetud ka varjatud põhjus, miks nad lapsi ei saanud. Kõikidel on oma lugu. Saarai, kelle nimi kannab endas seda saladust, miks ta viljatu oli ja miks tuli ta nimi muuta, aga sinna ma ei lähe täna. Samamoodi Rebecca, miks ta oli viljatu. Temaga kaasas oli keegi ja ta pärines ühest kojast, kus teeniti teeraveid. Ja see amm, kes taga kaasas oli, see kandis ju sedasama vaimu. Aga noh, ka seda ma täna pikemalt ei seleta siin. Kes seal veel on? Rahel, kes otseselt varjas oma mehe eest ebajumalaid, mida ta oli kaasa toonud, oli viljatu. Miika, kellel oli käepärast omaenda Miikal, Taaveti naine, kellel oli käepärast kohe võtta ebajumal ja panna mehe asemel voodisse. See teerav oli tal kodus. Ta oli viljatu. Kes seal veel on viljatud? Simsoni ema oli viljatu. Ja kui tema mees nii tungivalt ja kirglikult palvetas, teadmata tegelikult, miks ta naine takistatud on, siis selle Manoahi kirgliku palve peale saatis Jumal ingli, kes ütles Simsoni emale, et sa ei tohi enam juua veini ja vägijooke ega süüa süüa seda roojast. Ühesõnaga, vaata oma toit ja jook üle, vaata, mida sa endasse paned, mida sa jood, vaata, mida sa sööd vaimulikus mõttes. Kui sa kõrvaldad selle, mida sa endale sisse valad, võib-olla õhtud läbi teleka ees näiteks või külaklatši või midagi, vaata, mida sa jood, vaata üle oma vaimulik toidulaud, millest sa toitud ja olgu need asjad sulle keelatud. Ja vaata, kui Manoahi naine loobus nendest asjadest, mida ingel talle ära keelas, siis tulemus oli Simson, Iisraeli kohtumõistja, eks ole. Ja niimoodi võiks ju rääkida, et alati on koguduse ahtrusel, sigimatusel, vilja kandmatusel on kuskil põhjus. Miski on saanud selle koha, mis peaks kuuluma meie intiimsele osadusele isaga. Nii et need on tõsised teemad, mille üle mõelda. Ja viimane asi, mis ma lisaksin praegu, mis ma kirjutasin oma siin aaliku kõne ajal mõtteid ülesse. 2004 aastal käis Rootsis Stockholmi Philadelphia koguduses David Wilkerson. Ja see video on uuesti esile tulnud ja seda nüüd 22 aastat hiljem lahatakse, sest et kui ta käis 2004 aasta, siis see šokk läbis küll Kristuse ihu Rootsis, aga sellele sõnumile siiski ei pööratud tähelepanu. Ja mida David Wilkerson koges, ta tuli sinna Stockholmi nelipühi kogudusse, ta oli seal käinud 70ndatel ja see oli väga võimas nelipühi liikumise ja ärkamise aeg, seal olid väga jõulised, tugevad apostellikud pühad mehed, kogudus oli pühitsetud ja ülimalt radikaalne ja tohutud viljad, mis sellest liikumisest tulid Rootsis. Ja kui ta tuli 2004 tagasi, ta tahtis rääkida hoopis millestki muust ja Jumal andis talle väga karmi prohvetliku sõna. Ja ta on seal higistab ja väriseb ja kui ta seda sõna edastab, tal on väga-väga raske terve Rootsi evangeelse koguduse üle kohut mõista, aga see, mida ta räägib, on Jumala kohus. Ja Jumal ütles David Wilkersonile, et mul on sõda Rootsi evangeelse kogudusega. Evangeelne kirik, see on kõik, kes on nagu protestantismist tulnud, Luter, metodisti, baptisti, vabakogudused, nelipühikogudused, kõik. Jumal ütles, et tal on sõda, tal on vastuseis, vastuolu, konflikt evangeelse kogudusega Rootsis. Ja ta ütleb, et ma kuulen ühte sõna teilt. Nii poliitiline võim kui ka kiriku juhtkond, kiriku ladvik juhtkond kordab ühte sõna.
me oleme tolerantsed, me oleme tolerantsed, me oleme tolerantsed. Et ma kuulen ainult seda sõna, kuidas te tahate olla tolerantsed. Ja see tolerantsus on saanud teie apaatiaks ja mul on teie vastu, et te olete apaatsed, et Rootsi kogudust täidab apaatsus. Apaatsus on igasugune kire ja huvipuudus, igasugune leigus ja Jumal Wilkersoni kaudu mõistis kohut selle evangeelse koguduse üle ja ütles, et te tahate kõigile meeldida. Te tahate kõigiga hästi läbi saada ja te sallite kõike, sest te olete võtnud nagu selleks uueks lipukirjaks, et meie ei ole nii nagu need, me oleme tolerantsed. Ja see oli ka seotud selle otsija sõbralikkuse, seeker sensitive, selle Bill Hybeli õpetusega, kuidas see latt nii madalaks teha, et mitte kõik saaksid ilma pingutamata üle selle ukseläve sisse astuda. Et kogudus hakkas rääkima maailmale, et ei pea muutuma, tule nagu sa oled, Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled. Ja patust enam ei räägitud. Inimestele ei öeldud tõde, vaid öeldi, et tule nagu sa oled, sest Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled. Need kommentaatorid, selle video kommentaatorid ütlesid, et kas seal oli see samas Bill Hybeli raamatus, et mees läks tänavale ja hakkas küsima rahva käest, päästmata inimeste käest, millist kirikut te tahaksite. Ja vaata, see vaim tuli ja võttis üle ka Rootsi, et millist kirikut, millist kogudust tahaks maailm näha. Millised nad tahaksid, et me oleksime. Ja siis pandi need soovid kirja ja kogudus kujundati selle järgi, kuidas maailma inimesed tahaksid, et kogudus oleks. Ja kuna tulemus oli täielik tulekaotus, täielik Jumala väe ja osaduse kaotus, et kus tänasel päeval mitte keegi enam ei konfronteeri mitte midagi, sest kõik on apaatsed, kõik on ükskõiksed. Ja see oli Jumala nagu kohtuotsus 22 aastat tagasi ja praegu on keegi toonud ülesse selle video uuesti ja see on nüüd plahvatamas. Ja nii paljud võtavad selle üles ja Jumala mehed sõna otseses mõttes nutavad, et kuidas juhtus, et selline prohvetlik sõna tuli 2004 ja me unustasime selle peale esimest ehmatust sealsamas ja mitte midagi ei muutunud ja asjad on läinud kirjeldamatult palju hullemaks. Aga see sõna jah, millest ma tahtsin rääkida, on apaatia ja see on ka see, mis ohustab. Ütleme niimoodi, et Eesti ei proovi olla tolerantne nagu Rootsi, aga apaatia võib olla ka kuskilt mujalt, kus on väsimus, kus on lootus kadunud, kus on võib-olla omaenda raskuste, oma häbisüü ja hukkamõistu all. Ega vaenlasel on ükskõik mis vahendid ta kasutab, peaasi, et mõjub. Ja kui kaob ära tuli meie palves, kui kaob ära kirg meie palves, siis tulemus on viljatus nii üksikisiku elus kui ka koguduse elus. Nii et see tänane sõnaalikult oli ka väga tugev selline trompeti hüüd, et kui te mõtlete, miks Jumal ei liigu, miks Jumal midagi ei tee, vaadake nagu Gideon. Et seal YouTube'is meil vist kõige esimene video, mis me tegime, oligi ju Gideoni kohta ja kui Gideon ei saanud aru, miks Jumal enam mitte midagi ei tee, miks Jumal enam ei liigu, miks me oleme ainult röövitud ja rõhutud ja pekstud ja varastatud ja kus on kõik need teod, mida me kuulsime. Ja Gideon ju heidab ette Jumalale, et miks sa muutunud oled. Aga kuna ta on niivõrd aus, vaata, tema on see tahumata kivi ja ta on siiras ka oma süüdistuses Jumala vastu. Ja kuna ta on nii otse, pöördub Jumala poole oma siiruses, isegi kui see on etteheide, siis Jumal vastab siirusele. Ja Jumal tuleb ja ingel tuleb selle Gideoni juurde ja vaadake, mida ta näitab, mikspärast ei ole Iisraelil enam Jumala ligiolu, Jumala kaitset ja ei ole tulemusi.
ja Jumal ütleb Gideonile, et kui sa nüüd siit lähed, sina võimas mees, kogu oma siiruses, sul on meelevald, sul on jõud, sest sa oled siiras, sa ei ole tahutud, sa ei ole liturgiliselt lihvitud, sa oled tahumata autentne kivi. Mine nüüd selles oma ehtsuses, mine oma isa koju. Mine vaata seda kohta, kus sa üles kasvasid, Benjamini soos või kus see oli. Mine vaata, mis su isa kodus on ja ole hea. Tee silmad lahti, osta minu käest silmasalvi, et sa jälle näeksid, mis altar see on sul isa kojas, mille ümber sa mängisid. Vaata, see on paali altar. Vaata, mis sammas see sul on isa kojas. Vaata, kas sa pole näinud, see on Asheera tulp. See on Asheera altar. Hävita ebajumala altarid oma enda isa kojas, ennem kui sa tuled Jumalat süüdistama. Nii et kui on viljatus ja kui on väetus ja kui ei ole seda ärkamist, mida kõik ootavad, siis on põhjus, on teeravid meie oma voodis, teeravid meie oma sadula all peidus, teeravid meie südames, teeravid meie vaimsete isade kodades. Sest Gideon ei märganudki, kus vaimulikus kojas ta oli kasvanud. See oli ju siiras Jumala mees, siiras Iisraeli mees, kes väitis ennast teenivat Jehovat. Aga Jumal pidi Gideoni silmad avama, et näidata Gideonile, vaata, sa arvasid, et sa oled kasvanud üles tõelise ehtsa Iisraeli mehe kojas. Mis see Baali ja Asheera altar seal teevad? Sa oled terve lapsepõlve seal mänginud ja sa ei ole küsinud ka, miks need altarid su isa kojas on. Nii et võivad olla ka, et meie konfessioonide ja meie eesminejate, mida nemad meile pärandanud on, me ei ole märganudki teeraveid nende õpetuses, me ei ole märganud neid ebajumalaid nendes usukodades. Kui kummardatakse mingisuguseid teistsuguseid eesmärke, teistsuguseid ideaale, teistsuguseid tagamõtteid, teistsuguseid unistusi ja kui nendest on vormitud need Baalid ja Asherad ja muud ebajumalad, need sobituvad nii hästi meie religioossesse tapeedimustrisse, et meie üles kasvades nendes usukodades, me ei esita isegi küsimusi, mis asi see on, mis siin tehakse. Ja me isegi ei kõrvuta seda, mida tehakse koguduses või see, kuidas meie tänapäevane jumalateenistus välja näeb. Me ei kõrvuta seda isegi piibliga, me ei kõrvuta seda enam Uue Testamendiga, me ei kõrvuta seda näiteks Korintuse kirjadega, me ei kõrvuta seda enam üldse Jumala sõnaga, vaid me ütleme, et nii nagu kirik on kujunenud, nii ta on. Ja nii lihtsalt meie peame kirikut austama ja nii nagu esiisad on selle koguduse rajanud, nii ongi ja seda muuta ei tohi. Aga vaadake, miks ei ole vilja. On see, et kirik on täis nähtamatuid teeravaid, nähtamatuid ebajumalaid, siirus ja see tahumatus, see tahumata ehe kivi on lihvitud nii läikivaks, nii poleeritud, nii neljakandiliseks, et seal ei ole mitte mingit väge ja need palved ei too Jumalalt mitte mingisuguseid vastuseid aastakümneid. Nii et see on tõsine teema täna uuesti selle kevadhooaja alguses, aga panemegi selle koha peal punkti ja viime selle asja nüüd palves Jumala ette. Aamen.